vaadata, et siis sellest tuleb ka salvestus ja tegelikult kui ka teil on selline soov, et neid 100 laivi hiljem järgi vaadata, siis võite meile info@brandnimegasina.ee kirjutada ja me saame saata teile jooksvalt neid laive, et siis te ei pea kogu aeg vaatama, et te kindlasti õigel ajal õiges kohas olete, kui teil on muid tegemisi. Ja me palume ka, et kui te olete juba seda laivi vaatama tulnud, et oleksite ka kohal, et räägime natuke üle poole tunni, võib-olla ka alla tunni, et see ei ole nii pikk aeg, et proovige sellel ajal mitte teiste asjadega tegeleda, siis te lihtsalt saate maksimumi sellest, et muidu te kumbagi asja ei tee 100%. Ja olge aktiivsed, küsige küsimusi ja siis me saame teile vastata ja teid kõige rohkem aidata. Aga Olesja, äkki sa räägid endast natukene? Ja, et ma loodan, et me oleme sinuga juba füüsilises maailmas kokku saanud või vähemalt Zoomi vahendusel, kui pole veel kuulnud, kes ma olen, siis mina igapäevaselt tegelen sotsiaalmeediaga, aitan erinevatel ettevõtetel saavutada nende eesmärke läbi sotsiaalmeedia, olen samuti juhtimiscoach ja minu eriliseks kireks on persooni bränding, et ma tunnen, et see on väga hea viis, kuidas kokku tuua kaks erinevat asja, üks on sisu ja teine on pakend, et tavaliselt sellega tegelevad enese areng ja müük ja turundus, aga persooni bränding toob seda väga ilusti kokku ja aitab inimestel avastada, kes nad on, mida nad päriselt tahavad ja siis seda panna ilusse pakendisse ja müüa ja turundada edukalt. Ja mina olen siis Evelin. Lisaks persooni brändingule on minu väga-väga suureks kireks ka üleüldiselt müük ja turundus ja ma olen nende mõlemaga hästi pikka aega tegelenud. Ja siis me mõlemad Olesjaga tegelikult ei ole sellised klassikalised koolitajad, vaid väga tugevad praktikud, et minu taust on siis hästi pikalt korporatiivmaailmas, aga ma olen 1,5 aastat olnud ettevõtja ja Olesja on juba 15 aastat olnud ettevõtja, nii et me räägime sellest persooni brändist hästi palju ka läbi enda kogemuse ja kõikidest nendest 100 laivi teemadest läbi enda kogemuse. Ja siis väga põnev aeg meie elus oli detsembris, kui meil tuli välja raamat Bränd nimega Sina. Ma usun, et paljud teist võib-olla on seda raamatut lugenud või vähemalt sellest kuulnud. Kui te olete seda lugenud või tahate seda lugeda, siis me kutsume teid ka Bränd nimega Sina raamatulugejate klubisse Facebookis, et me jagame seal pidevalt igasugust uut informatsiooni, et siis saate sellega seal ka natukene rohkem kursis olla. Ja tegelikult mugavustsoonist me räägime ka oma raamatus, et kelle see raamat olemas on ja tahab pärast lugeda, siis lehekülg 80 on rohkem mugavustsoonist juttu, aga räägime siis nüüd natukene konkreetsemalt. Olesja räägib, mis see mugavustsoon siis üldse endast kujutab. Ja räägime jällegi, kuna me oleme Eveliniga mõlemad praktikud, meile meeldib rääkida enda kogemusest. Võib-olla kui rääkida mugavustsoonist, siis kohe alustakski sellest, et meie jaoks see Bränd nimega Sina raamat on olnud pidev mugavustsoonist väljaastumine. Et kõik on alguse saanud sellest, et meie jaoks oli väga suur dilemma, kes panna raamatu kaane peale meie enda näod ja meil on olnud päris mitu magamata ööd, enne kui me saime aru, et kui me kirjutame raamatu, mis räägib persooni brändingust, siis me peame ise olema valmis välja astuma oma mugavustsoonis ja asendama sellist klassikalist, lihtsat ja turvalist disaini enda nägudega. Ja mugavustsoonist rääkides peabki mõtlema alati selle peale, et meie elu on väga pikk ja meil võivad olla väga suured eesmärgid, aga tihti need eesmärgid ongi just seal väljaspool meie seda mugavustsooni. Mis see mugavustsoon on, see tegelikult ei ole midagi muud kui selline psühholoogiline, emotsionaalne ja siis käitumuslik konstruktsioon meie peas, et me oleme harjunud mingi asja tegema ühtemoodi ja siis meie jaoks on see mugav, meie jaoks on see tuttav
ja see on turvaline. Igasugused sinu tavapärased rutiinid ja harjumused, see ongi see mugavustsoon, kus sa igapäevaselt elad ja meie aju funktsioneerib väga säästlikult. Meile meeldib teha asju nii, nagu me oleme kogu aeg neid teinud. Kui sa vaatad, kas üks päev jälgid enda päeva, mida sa teed, ärkad hommikul üles, sul on väga konkreetne rutiin paigas, sa juba praegu kuu jooksul sa oled ilmselt tekitanud endale väga-väga hästi toimuvat rutiini ja sa oledki selles mugavustsoonis. Mugavustsoonis viibides sul ongi vähem stressi, vähem ärevust, sul on seal hea olla, aga mis probleem sellega kaasneb, et mugavustsoonis me ei arene. Mugavustsoonis meil ei tegele oma enda unistustega ja nii kurb, kui see ka ei ole, siis tegelikult 98% meist on enamus ajast mugavustsoonis. Me otsime vabandusi, mitte võimalusi. Me pidevalt tunneme hirmu, et mida siis teised ütlevad selle kohta, et kui ma eristun, kui ma paistan silma, kui ma olen nähtav, siis see ei pruugi inimestele meeldida. Aga kui me räägime persoonibrändingu kontekstis, siis selle alus on see, et sa oled nähtav ja nähtav sa võid olla ainult siis, kui sa julged välja öelda seda, mida sa heaks ja õigeks pead ja sa kohe alguses oled ka valmis saama nii heakskiitu kui ka kriitikat. Mugavustsoonis on hea ja turvaline, aga seal on ka väga-väga igav. Et kui me räägime sellisest mugavustsoonist väljaastumisest, siis kõik need erinevad võimalused, ideed, projektid, me saamegi saavutada neid ainult siis, kui me teeme väikseid samme ja iga päev tasapisi astume mugavustsoonist välja. Nagu ma ütlesin, et bränd nimega Sina raamat on meie jaoks selline pidev mugavustsoonist väljaastumise projekt. Miks me oleme nõus mugavustsoonist välja astuma, on just sellepärast, et meil on väga tugev ja konkreetne miks selle taga, et me tahame aidata ja inspireerida võimalikult palju inimesi tegutsema ja looma enda elu täpselt sellisena, nagu nad tahavad ja me usume, et persoonibränding aitab neile enda eesmärke saavutada ja see aitab meil pidevalt katsetada piire ja vaadata, et milleks meie siis ise veel võimelised oleme. Ega meie jaoks ka sellised Facebooki laivi, esimene Facebooki laiv on meie jaoks olnud väga suur mugavustsoonist välja astumine, täpselt samamoodi videokoolituste formaat. Aga me oleme nõus, oleme valmis katsetama ja me näeme, et mida rohkem sa seda teed, seda põnevamaks sinu elu muutub ja seda rohkem võimalusi meile sellega kaasneb, et kindlasti tasuks sellega tegeleda. Aga Evelin räägib siis, mis probleem meil siis selle mugavustsooniga on täpsemalt. Põhilised probleemid siis ongi see, et kui sa viibid oma mugavustsoonis, kus on hästi mõnus ja mugav olla pidevalt, siis sa ei arene tegelikult nii palju, kui sa võiksid areneda, sest see potentsiaal on palju-palju suurem ja sa ei saa saavutada kõiki oma eesmärke või kui sa neid saavutad, siis nende saavutamiseks läheb väga-väga palju aega, aga tegelikult sa võiksid neid palju kiiremini saavutada ja sa alati võib-olla ei suuda näha ka kõiki võimalusi, sest mida rohkem sa edasi arened, seda suuremat potentsiaali sa näed ja kui sa oled seal mugavustsoonis, siis sa võib-olla isegi ei näe nii suurt potentsiaali, kui see võimalik oleks. Ja samamoodi sa ei julge riske võtta, et üks põhjus kindlasti on see, et kardetakse nii-öelda eksida, aga eksimine on inimlik ja meie isegi oleme küll seda meelt, et midagi tegelikult ei juhtu, kui midagi valesti läheb, et me kõik oleme inimesed ja pigem nagu õppida nendest eksimustest ja siis natukene targemana jälle edasi minna. Et
ma kohe näitan teile ühte joonist, mida võib-olla paljud teist on näinud, aga mis on hästi näitlik selle kohta, et kuidas me nii-öelda peale mugavustsoonist välja astumist siis edasi areneme. Et mugavustsoonist välja astudes alguses ongi hästi-hästi ebamugav, et tekib selline väike hirm isegi, võib-olla paanika. Ma arvan, et praegu on meist hästi paljud mugavustsoonist väljas ja siis ongi kaks varianti, et kui sa sinna ebamugavustsooni satud, et kas sa lähed sealt läbi ja siis sul tekib hästi palju uusi võimalusi ja arenguvõimalusi või siis sa nii-öelda nagu Jaana-Lind võtad oma pea liiva alla ja siis lähed tagasi sinna mugavustsooni, aga siis nagu oli tegelikult see hirmu ja paanikatsoon täiesti nagu mõttetu, et sa lihtsalt panid ennast mõttetult sinna olukorda, et pigem tasub alati vastu pidada ja sealt läbi minna ja öeldaksegi hästi palju, et elu algabki väljaspool mugavustsooni ja miks seda öeldakse, sellepärast et neid võimalusi on seal mugavustsoonist väljaspool lihtsalt teil nii palju, et kui te ainult olete seal hästi mugavas ja turvalises kohas, siis te lükkate hästi palju võimalusi edasi, mida te saaksite teha ja mis teeks teie elu palju ägedamaks. Ja selleks, et midagi muuta, siis tulebki teha neid asju, mida te siiani võib-olla ei ole teinud, et need annavad teile lihtsalt rohkem võimalusi. Ja siin on ka üks hästi tore tsitaat, et ainus hetk, mil sa päriselt arened, ongi see, kui sul on ebamugav ja tihti isegi öeldakse, et sa pead proovima teha neid asju, mis on ebamugavad ja mis sind hirmutavad, sellepärast et kui sa neid ei tee, siis sa ei arene nii palju ja me pärast räägime ka ühest uuringust, mis näitab, et kui palju isegi on võimalik ajupotentsiaali suurendada sellega, kui sa oled hästi palju tegeled uute asjadega, mis ei ole sinu jaoks mugavad. Ja võib-olla tasubki enda jaoks küsida seda küsimust, et üks küsimus, mida on alati hea küsida, on see, et mida sa siis teeksid, kui raha ei oleks su jaoks oluline. Aga teine on see, et mida sa siis teeksid, kui sa mitte midagi ei kardaks, et kas on mingisuguseid selliseid asju või tegevusi, mis hoiavad sind tagasi sellepärast, et sul on mingisugune mõttetu kartus. Ja ega see julgus ei tähenda ju seda, et me mitte midagi ei karda, et kõik inimesed kardavad ju midagi, aga lihtsalt sa ei tohi lasta sellel hirmul ennast peatada, et see ongi kõige olulisem, et proovida see hirm ja ärevus pigem sellise õhina ja elevusega asendada. Et hästi palju toredaid näiteid on maailmast, mis mind on inspireerinud ja ma mõtlesin, et ma mõnest räägin siin ka sellepärast, et võib-olla need inspireerivad ka teid, et mul oli hästi hea võimalus mõned aastad tagasi osaleda sellisel suurel konverentsil Soomes nagu Nordic Business Forum, kus oli siis 10 000 Põhjamaade juhti koos ja seal oli 2 päeva hästi palju inspireerivaid esinejaid, aga mitte üks esineja ei löönud seda saali selliselt särama nagu üks meesterahvas, kellel oli Nick Vujicic, kes tuli lavale ja kellel oli nii palju positiivsust ja nii palju energiat ja nii palju seda lavasära, et ma ei ole mitte kunagi mitte midagi sellist enne näinud ja ma nägin teda seal täiesti esimest korda, ma ei teadnud tast mitte midagi. Ta rääkis seal oma loo. Ta on täna umbes 40-aastane, ta sündis nii, et tal ei ole ei käsi ega jalgu, aga tal oli lapsepõlves hästi raske, aga mingi hetk ta leidis selle nii-öelda usu ja leidis ka need võimalused, et tuligi selles ebamugavustsoonist välja, sest tema oligi reaalselt iga päev ebamugavustsoonis, kui ta ei saanud ennast normaalselt riidesse panna, kui ta ei saanud teha nii palju asju, mida ta oleks tahtnud teha, aga ta ja ta õppis lõpuks surfama ja tegema kõiki asju absoluutselt, et see on täiesti uskumatu ja tänaseks tal on 4 last, on väga õnnelikus abielus ja ta on 15 last nagu nii-öelda kaugjuhtimisel lapsendanud või 15 last veel toetab, et selles mõttes väga äge inimene ja väga äge elu. Ja teine noormees, kellest ma tegelikult alles paar nädalat tagasi kuulsin, on samamoodi Nick, on Nick väga raske perekonnanimega, ma ei hakka seda välja ütlema, seepärast ma ütlen selle kindlasti valesti välja, aga Nick
tegelikult on nüüd avastatud üsna hiljuti Tony Robbinsi poolt ja kes on veel üsna noor, ta on 2000ndate alguses alles, aga ta on hästi sarnane Nick Vujicikuga, samamoodi üsna keerulistes oludes sündinud, tal samamoodi ei ole käsi ega jalgu, ainult üks selline üks käsi natukene on, aga mitte väga palju. Ja tema samamoodi, et kui palju ta on olnud oma ebamugavustsoonist väljas ja mida ta on saavutanud, et kui vaadata neid inimesi, siis see ebamugavustsoon võib-olla kõikide meie teiste jaoks tundub selline naljategu. Ja siis samamoodi ühel Nordic Business Forumil ma nägin esinemas ka Mandy Harvit, kes on samamoodi hästi hea näide sellest, et kui sul vahepeal, et nii-öelda need mõlemad Nickid sündisid sellisena, aga Mandyl juhtus selline olukord, et oli väga andekas muusik, aga tal kadus ära lihtsalt kuulmine mingi hetk, mis tähendab muusiku jaoks ju üsna õudset olukorda, aga tema puhul oli siis see, et ta suutis selle olukorraga selliselt kohaneda, et ta suutis nagu läbi põranda tajuda selle muusika võnkeid. Nii et ta täna jällegi esineb ja on väga-väga-väga andekas muusik. Nii et kõik need 3 näidet mu meelest näitavad väga hästi, et oluline ei olegi see, et mis sul on, vaid kuidas sa kasutad seda, mis sul olemas siis on. Nii vähe, kui seda võib-olla teinekord on. Ja Carl Jung on hästi öelnud, mul jäi see nii kohmakalt, kui ma seda tõlkima hakkasin, et ma ei tõlkinud, et sa tegelikult oled sa võiksid olla see, keda sa valid, et sa tahad olla samamoodi nagu persoonibrändingu teadliku arendamisega, sa saad valida, rõhutada neid oma tugevaid jooni, mitte sa ei pea jääma sinna oma sellisesse lõksu, mis sulle tundub, et on nii kohutav. Ja siin on siis see uuring, millest ma alguses rääkisin ka, et me peaksime tegelikult olema 70% ajast ebamugavates olukordades, et me siis suudaksime oma ajuvõimekust maksimaalselt suurendada. Et ongi siis nii-öelda hirmud ja on võimalused, aga pigem tasub nendest võimalustest kinni haarata ja neid hirme meil on kõikidel absoluutselt, et minu kõige suurem hirm lapsena tegelikult oli see, et ma paaniliselt kartsin esinemist ja ma kartsin tõesti nii, et kui keegi ütles, et ma pean klassi ees mingi luuletuse ette lugema, siis ma võisin ma ei tea, nädal aega mitte magada, et see oli minu jaoks tõesti väga-väga-väga õudne, aga ma teadsin ka seda, et mul on väga raske elus hakkama saada, kui mul on selline hirm ja mina mõtlesin ülikooli alguses siis sellise lahenduse välja, et ma lihtsalt terve ülikooli aja lubasin endale ja teistele ka, et kõik nii-öelda tööd, grupitööd, kursusetööd, mina kannan ette ja oli väga õudne, ma olin kogu aeg ebamugavas tsoonis ja väga suur hirm oli, aga lõpuks, kui sa teed seda hästi pikka aega, siis sa saad sellest hirmust üle, et ükskõik, mis hirm see siis sul on. Ja minul on hästi palju vedanud ka, et kui ma väike olin, siis mul olid sellised vanemad, mida ma arvan, et ma sooviksin kõikidele väikestele tüdrukutele, et kõigepealt mu isa oli selline, kes mulle süstis sisse, et absoluutselt kõik on võimalik ja sa võid kõiki asju teha, mida sa tahad. Ainult sa pead väga-väga palju vaeva nägema, et need ei tule niisama. Ja siis seal kõrval oli mu ema, kes mulle süstis hästi palju seda, et elu on positiivne, näe seda positiivsetes värvides ja täiesti okei on eksida. Et ma arvan, et need 2 asja on hästi olulised, mida tasub meeles pidada ja mis aitavad sind hästi palju edasi. Ja üks asi, mida mina soovitan teile, kui mõelda nendest võimalustest haaramisest, et mina olen väga suur selliste listide fänn, aga üks kõige olulisem otsus, mis ma võib-olla olen teinud paar aastat tagasi, ma panin kirja enda bucket listi, mis tähendab siis seda, et minu jaoks need olid siis 100, ma ei tea, miks meil kogu aeg on see 100, on ju, see on selline ilus ümmargune number, aga ma panin kirja 100 soovi, mida ma tahan elu jooksul ära teha.
ja miks ma sellest praegu räägin? Ma räägin sellest, et ma soovitan tegelikult kõigil teil selline ülesanne ära teha, sest et täna 2 aastat hiljem mul on 78 asja sellest bucket listist ma olen ära teinud ja kuidas see võimalik on, see ongi võimalik nii, et kui sa paned need asjad kirja ja kui sa mõtled nende peale, siis sa haarad nendest võimalustest, et tegelikult need võimalused on meil kogu aeg olemas, aga kui me ei tea, mida me tahame ja me oleme seal mugavustsoonist, siis me ei haara nendest võimalustest kinni. Nii et palun tehke ka see bucket list ja siis nii-öelda saate natukene oma elus selliseid toredaid asju ära teha. Aga mugavustsoon võib olla meil igasuguses eluvaldkonnas. Mina võib-olla olen harjunud tööalaselt hästi mugavustsoonist väljas olema, aga ma olen väga palju oma isiklikus elus mugavustsoonis istunud. Näiteks üks hästi hea näide on see, et mul oli 14 aastat üks auto. Ma põhimõtteliselt 10 aastat lükkasin selle auto vahetamist edasi, sest ma ei suutnud, see oli minu jaoks nii ebamugav asi, millega tegeleda. Ma lükkasin kogu aeg, ma tegelen sellega järgmine aasta, ma tegelen järgmine kuu ja nii edasi. Et nüüd, kui ma lõpuks selle vahetuse ära tegin, issand, kui mõnus, mul on niisugune tunne, et ma olen järgmisesse sajandisse jõudnud, et tihti ongi need sellised asjad, mis on ebamugavad ja mida sa ei taha teha, et tegelikult rõhuvad siin, need istuvad nagu sul mingi kivikesed seljas ja kui te need ära teete, korraks lähete sinna ebamugavustsooni, siis te saate nagu nii palju vabadust juurde, mis on hästi äge. Ja kellel on raskeid otsuseid vaja teha, siis üks asi, mida mina soovitan, laadige alla selline äpp, mille nimi on Days ja see äpp siis, te saate sinna panna enda jaoks lubaduse, mis ajaks te selle ära teete. Näiteks, et ma vahetan auto ära, aga ma teen seda näiteks 2 kuu pärast, panetegi sinna Daysi siis 60 päeva. Ja siis ta tuletab teile iga päev meelde, see on nagu selline väike vastutuspartner, kes kogu aeg istub teil õla peal ja siis ütleb, et nüüd veel 59 päeva ja nüüd veel 3 päeva, nii et te tegelikult peate sellega tegelema. Ja miks me räägime sellest persoonibrändi kontekstis? Sellepärast, et persoonibrändingu puhul on see auditoorium, see sihtgrupp hästi oluline ja on ka see usutavuseks see, et te loote endas sellise mitte valepildi, aga te lootegi see ekspert, kes te olete, sellest õige pildi. Aga hästi oluline on ka see 3-nurga 3. nurk, ehk siis te haarate kinni ka nendest võimalustest. Ja väga paljud võimalused persoonibrändingu puhul tähendabki seda, et sa astud oma mugavustsoonist välja, sa astud sammu ette, nii nagu meie panime Olesiaga oma pildid sinna kaane peale, mis oli väga õudne. Samamoodi näiteks võib tähendada seda, et teil võib-olla oleks vaja esinema minna. Teil võib-olla oleks vaja mõnele ajakirjanikule intervjuu anda, et neid erinevaid asju, mida teha ja mis viivad teid ebamugavustsoonist välja, on persoonibrändingu puhul päris palju, kui te sellega tegelete, aga see tasub ära. Ja tegelikult selleks, et mugavust, ega me kunagi päriselt mugavustsoonist välja ei astu, et seda peakski tegema hästi regulaarselt ja iga päev. Mina olen enda jaoks avastanud mõned sellised väga praktilised sammud, et kuidas siis seda ellu viia ja seda on hea endale vahest meelde tuletada. Ma praegu olen kasutanud võimalust kodus istudes, et tuua sisse selline uus hea harjumus enda ellu ja otsustasin, et ma 30 päeva iga hommik käin siis külmas tünnis ja minu jaoks on ennem olnud külm vesi ja väga-väga õudne asi, et ma ei ole tegelikult ilmselt terve elu jooksul Eestis rohkem kui 5 korda meres ujumas käinud, sest minu jaoks on vesi alati külm olnud. Aga ma otsustasin, et ma teen seda, teen iga päev korraks vette ja ma avastasin, et kõige hirmsam ongi olnud see esimene kord seda hirmu ületada ja praegu ma olen seda teinud võib-olla nädal aega ja ma juba tunnen, et see harjumus on mul tekkinud.
ja see ongi see väike samm korraga. Me ei lähe kohe langevarjuga hüppama, ei lenda sealt lennukist välja teadmiseta, et kas meil see langevarju üldse lahti läheb või mitte, vaid me tasapisi harjume sellega, et mis selle mujal maailmas toimub siis. Ja siis, kui me oleme juba sellega harjunud, siis me tasapisi lisame uusi asju, ja siis nii see mugavustsoon läheb meil järjest suuremaks ja suuremaks, et need, kes ilmselt väga paljud inimesed, täpselt samamoodi nagu Evelin, mul oli täpselt sama asi, et ma küll mitte väga paaniliselt, aga mulle ei meeldinud esineda ja see hirm on nagu tasapisi nagu üle läinud, et see lähebki ainult siis, kui sa teed seda kogu aeg, et selliseid nagu praktilisi etteasteid. Aga kui ma peaks nüüd minema esinema staadioni ees, kus on 10 000 inimest, siis ilmselt oleks see minu jaoks mugavustsoonist väljaastumine. Ma väga-väga põnevusega ja elevusega ootan sellist võimalust ja kindlasti haaran sellest, et peakski mõtlema niimoodi, et meil üks elu võikski olla selline projekt, disainmõtlemine on siin väga heaks abiks, et sa loodki prototüüpi ja hüpoteesi, siis testid, saad tagasisidet, kas töötas hästi, siis teed mõned lisaparandused ja parandused ja siis lähed edasi. Kui see ei tööta, siis tood midagi muud ja iga kord tasapisi jällegi suurendad seda raskust, et kuidas siis elevanti saab ära süüa ikka üks väike tükk korraga. Et mulle tundubki, et meil tihti jääme oma mugavustsooni kinni ka sellepärast, et me unistame väga suurelt ja see on suurepärane omadus unistada ja panna suured eesmärgid paika, aga mis siis juhtub meiega? Nad hirmutavad meid nii tohutult, et me ei hakkagi astuma, me ei lähe selles suunas, lihtsalt mõtleme, et ükskord siis, kui midagi toimub meie elus kardinaalselt teistsugust, et siis me hakkamegi päriselt elama. Aga selleks, et sul see mugavustsoonist välja astumine oleks mugavam, siis see ongi hästi oluline, et sinu ümber on inimesed, kes sind inspireerivad, kes võib-olla sind natuke tagant torkivad, et sa näed, et see on võimalik. Meil jällegi Eveliniga väga hea näide sellisest vastutuspartneri süsteemi toimimisest, et me kogu aeg üksteist natuke inspireerime, teiselt poolt natuke lükkame sellest mugavustsoonist välja ja kui me teeme seda koos, ega siis enam nii hirmus ka ei ole. Et soovitame sulle ka, et mõtle, kes võiksid olla need inimesed, kes sulle õigel ajal annavad sellist positiivset tagasisidet. Ja üks päev on väga tore, ilus sõna, aga paraku tapab ta absoluutselt kõiki meie unistusi. Ja teine väga tore lause, mida me ise väga palju kasutame, millest me viimasel ajal väga palju lähtume, just sellepärast, et me oleme mõlemad Eveliniga paranevad perfektsionistid, et tehtud on parem kui perfektne ja persooni brändinguga on täpselt sama asi, et tuleb alustada täna, tuleb hakata tegutsema, et tasapisi see, mida sa teed, läheb järjest paremaks ja sa arened ja jõuadki väga kiiresti õigesse kohta. Et tõenäosus, et sa midagi saavutad, tegelikult sõltub ainult sinust endast. Ja muutus algab väga-väga väikestest sammudest. Kui Evelin rääkis ühest toredast äpist Daze, siis mina olen viimasel ajal katsetanud erinevaid äppe, mis aitavad luua
selliseid positiivseid harjumusi ja lahti saada negatiivsetest harjumustest ja ma näen, et selliste äppide kasutamine võib olla ka väga kasulik, kui sa otsustadki, et sa tahaks iga päev teha midagi, mis aitab sul mugavustsoonist välja astuda. Kui sa oled juba mõnda aega seda teinud, siis ei taha, et sul oleks puudu sellisest linnukesest, et sellel päeval. Ja meil on sulle ka selline väike väljakutse, et kui sa oled nõus proovima ja hakata tegutsema, siis võta nüüd järgmised 6 nädalat ette midagi, mis sind natuke hirmutab. Ja selleks, et sa sellega ka reaalselt tegelema hakkaks, siis pane endale vähemalt 6 asja kalendrisse, et mida siis sa võiks ära teha, et kindlasti meie soov võiks olla see, et see on kuidagi seotud sinu persooni brändinguga ja sa hakkaks välja tulema mugavustsoonist just seal, aga sa tegelikult võid seda kasutada ka ükskõik mis muu valdkonna jaoks enda elus, et me usume, et see aitab sul saavutada seda, mida sa oled alati tahtnud, aga võib-olla praeguse hetkeni natuke nagu edasi lükanud. Ja kui sul on see 6 nädalat on läbi saanud, siis sa võid ka meile tagasisidet anda, et kuidas sul on läinud ja mis on põnevat sinu elus juhtunud. Kuna me mõlemad Eveliniga oleme väga-väga suured raamatusõbrad, siis meil on kombeks saanud iga sellise veebiseminari ja teema kohta panna ka konkreetsed raamatusoovitused, mis on meie jaoks olnud väga inspireerivad ja aidanud meid edasi ja jagame neid sinuga ka, et mul endal on väga meeldinud raamat Mastering Fear, on kirjutanud endine USA Navy Seal, kes räägib ühest väga lihtsast sammukesest, et kuidas hirmudest üle saada ja teised raamatud on ka väga-väga põnevad, et loodame, et sul praeguses olukorras on natuke rohkem aega ka lugeda ja kui sa oled teadmised omandanud, siis ära kindlasti hoia neid endale, vaid jaga teistega ja inspireeri siis teisi samamoodi. Ja siin on veel mõned raamatud sulle. Ja kindlasti me väga loodame, et sina oled juba meie raamatuga kursis. Kui sa tahad rohkem teada persooni brändingu trendidest, mis põnevat maailmas toimub, siis liitu meie brändnimega siin raamatulugejate klubiga, leiad seda Facebookis ja kõikidele, kes meie veebiseminari ja laive vaatavad, siis me teeme teile ka sellist eripakkumist meie raamatule ja postitame tasuta ja kontaktivabalt, et kui tahad enda persooni brändinguga tegeleda teadlikult ja kujundada ennast tugev persooni bränd selleks ajaks, millel me lõpuks saame ka füüsilises maailmas tegutsema hakata, siis praegu on väga õige aeg selleks, et anna meile teada, kui soovite. Ja räägime teile ka sellisest väga põnevast projektist, mida me just alustasime, et meil käib esimene lend ja meil on äärmiselt hea meel ka sind kutsuda järgmisse moodulisse, järgmisse veebiakadeemiasse, mis algab nüüd 7. mail. See koosneb 7 moodulist, me teeme iga nädal iga teema kohta live veebiseminari, meil on väga mõnus interaktiivne online õpe, kinnine Facebooki grupp, kus sa leiad just neid õigeid ägedaid inimesi, kes jagavad sinuga seda teekonda, julgustavad ja toetavad sind.
ja me räägime, miks 7 nädalat, 7 nädalat ongi piisavalt pikk aeg selleks, et oma mugavustsoonist välja astuda, hakata konkreetseid samme tegema, aga ka teadlikult enda jaoks paika panna ja vastata kõikidele nendele olulistele küsimustele, et kui sa oled juba meie veebiseminari näinud, siis me oleme rääkinud 7 praktilisest küsimusest, millele sa pead vastust leidma ja iga see moodul keskendubki sellele, et me räägime, mis on sinu eesmärk, me väga palju räägime sellest, mis on sinu miks ja kuidas seda hiljem väärtuspakkumisse panna, milline on siis sinu persoonibrändi DNA, millised on sinu tugevused, millised on sinu väärtused, milline on siis kirg ja kuidas seda üles leida. Tegeleme väga palju ka sinu väärtuspakkumisega, et kuidas leida need õiged sõnad, mis ühest kohast peegeldavad sind, aga teisest kohast kõnetavad ka sinu sihtgruppi ja räägime väga palju sellest, et kes võiks olla sinu ideaalne sihtgrupp. Paneme seda väga konkreetselt paika ja 18–65 ei ole meie jaoks piisavalt hea vastus. Aitame sulle luua persoonibrändi lugu ja valime õiged kanalid, et kus sa peaksid olema, kus on sinu õige sihtgrupp ja otse loomulikult paneme plaani ja kui sa tunned, et see on midagi, mis sind praeguses ajahetkes saaks edasi aidata, siis kirjuta meile ja ootame sind väga suure põnevusega. Ja ma arvan, et viimane asi, mida peaks teile siis võib-olla ütlema, et persoonibrändingu veebiakadeemia formaati me salvestame ka, et meil kohe mai alguses on võimalik saada ka sellist 7 persoonibrändingu kõige olulisemad küsimust, et sa saad ise selle teemaga tegeleda, võib-olla ka kiiremini kui 7 nädalaga ja otse loomulikult saad ka meie raamatud. Ja praegu me teeme sellist null kulude ja tulude nulli, et pakume seni, kuni me kõik istume kodus ja inimestel on rohkem aega, siis teeme sellist välka ägedaid pakkumisi, et sul ei oleks väga palju vabandusi, et miks seda ei peaks tegema. Ja nagu me enne ütlesime, siis iganädalased tasuta laivid, 100 laivi on meil plaanis ära teha ja kõik teemad on juba paigas ja me väga põnevusega ootame. Ja järgmine laiv on meil 29. aprill, samal ajal kell 4 ja me räägime sellest, et kuidas siis väikestest sammudest jõuda suurte tegudeni, et me väga tihti räägime sellest, et peame suurelt unistama, aga me proovime siis leida töötavaid lahendusi, et kuidas siis sinna jõuda. Ja edasi räägime ka sellest, et kuidas siis eesmärke paika panna, kuidas tugevusi defineerida, kuidas ja miks on persoonibränding oluline tööandja brändingus ja räägime ka sellest, et iga tegevjuht, eriti praeguses olukorras, peaks panustama sellesse persoonibrändi arendusse. Et loodan, et sa saad midagi põnevat endale tänasest laivist. Kirjuta meile, kui sul tekivad mingid küsimused. Laivi me salvestame ja saadame ka meili peale hiljem. Et ilusat kevadist päeva sulle ja mine naudi päikest ja aitäh sulle, et olid täna meiega. Ja aitäh ka minu poolt, nii et hästi tore, et selle kevadisel pärastlõuna meiega veetsid ja kui sul nüüd on natukene segane ikka veel, et mis see persoonibränding on, siis sa võid otsida üles meie esimese laivi, seal me tegime hästi
nii-öelda puust ja punaseks, et mis see persoonibränding täpselt on, et võid seda julgelt järgi vaadata ja kui sa ei leia seda, siis kirjuta meile ja me saadame selle sulle. Nii et suured tänud ja loodetavasti kohtume siis juba nädala pärast, 29. aprillil kell 4. Nii et nägemist. Tšau!